Vaid 1 kuuga on Ukraina saavutanud võidu järel Venemaa üle. Ukraina väed teevad suuri territoriaalseid edusamme, võttes tagasi oma maa ja purustades Vene väed. Mitte miski sellest ei juhtu juhuslikult. Ukraina on arenenud hirmu äratavaks võitlusjõuks, mis ühendab innovatsiooni ja geniaalsed taktikad, tuues kaasa rinde võtmesektorite vabastamise, mis peatab Venemaa edasiliikumise. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi avaldas üksikasjad 15. aprillil Facebooki postituses, märkides, et Venemaa on oma kevadpealetungi raames alustanud intensiivsemat rünnakute seeriat. Sõrskõi kirjeldas üksikasjalikult, kuidas Ukraina reageerib ja mida see vastus Venemaa jaoks tähendab. Me peame haarama strateegilise initsiatiivi. Seetõttu viime läbi aktiivset kaitset, teatas Sõrskõi enne, kui tõi Putinile halvad uudised. Tänu sellele saavutasid meie väed märtsis uuesti kontrolli ligi 50 ruutkilomeetri territooriumi üle, mis oli olnud vaenlase poolt okupeeritud. Need saavutused on mitmete vastupealetungi operatsioonide tulemus, mis on Venemaad ootamatult tabanud, kuna Ukraina keskendub territooriumi tagasivõtmisele, mille üle Venemaal oli oma infiltreerumisstrateegiaga vaid nõrk kontroll. Putini plaanid on tagasilöögi saanud. Ta arvas, et saab kasutada Venemaa elavjõu ülekaalu, saates sõduri teise järel, okupeeritud alasid hallideks tsoonideks muutma. Putin eksis. Ukraina on jõuliselt tagasi tulnud ja saavutab edu isegi siis, kui Venemaa püüab oma kevadpealetungi ajal survet suurendada. Asjad ei oleks Venemaa jaoks nii halvad, kui Ukraina saavutaks neid edusamme pärast kuid kestnud Vene edasitungi. Aga see ei ole nii. Viimased 50 ruutkilomeetrit ehk 19,3 ruutmiili vabastatud territooriumi tulid pärast kuud, mil Ukraina valutas tagasi veelgi rohkem maad. Pärast vastupealetungide alustamist lõunas oli Ukraina 20 veebruariks tagasi vallutanud umbes 300 ruutkilomeetrit ehk umbes 115 ruutmiili. Märtsi lõpuks teatas Sõrskõi, et Ukraina oli vastupealetungi käigus Venemaalt tagasi vallutanud umbes 450 ruutkilomeetrit ehk umbes 185 ruutmiili, mis esialgu tundus kiire edenemisena. Tegelikult see nii ei ole. See, mida Ukraina teeb, on äärmiselt strateegiline ja keskendub vaid mõnele võtmesuunale, nagu sa avastad, kui vaatad videot edasi. Oluline on siin see, et Ukraina on järjestikustel kuudel saavutanud märkimisväärseid edusamme Putini vägede vastu. Ja märtsis kaasnesid territooriumi tagasivallutamistega Venemaa jaoks jahmatavad kõrge kaotuste määr. Al Jazeera teatas, et Venemaa kandis märtsis Ukraina relvajõudude põhjustatud kinnitatud kaotuste osas uue kuurekordi. Ukraina sõnul võimaldas selle droonide tootmise suurendamine. See on tegelikult keerulisem, kuid peamine number on lihtne. 35 351 venelast sai Ukrainas surma või haavata samal kuul, kui Ukraina vallutas tagasi 50 ruutkilomeetrit oma territooriumist. See kaotuste määr on 29% kõrgem kui veebruaris, mis näitab, et Ukrainas on midagi muutumas. Enam ei hoita lihtsalt rindejoont. Ukraina surub edasi, kasutades aktiivset kaitset, mis tapab rohkem venelasi kui kunagi varem. Putini muredele lisab veelgi see, et Venemaa värbamismäär ei jõua järele 2026 aasta kaotuste määrale. Venemaa plaanib aasta lõpuks värvata 409 000 sõdurit. Sellise arvuni ei jõuta sugugi. Praegu on Venemaal päevas keskmiselt 1120 uut värvatut, mis Al Jazeera andmetel toob kaasa selle, et 2026 aasta lõpuks jääb neil eesmärgist puudu 65 000 sõdurit. See tähendab, et rindele saadetakse vähem sõdureid ning kui Venemaal on vähem sõdureid okupeeritud territooriumi kaitsmiseks, avaneb Ukrainale rohkem võimalusi vasturünnakuteks. See, mida oleme märtsis näinud, on juba muljetavaldav, kuid see võib olla alles millegi palju suurem algus, kui Venemaa elavjõuprobleemid 2026 aastal süvenevad. Nii et Venemaa seisab silmitsi värbamisküsimustega, rekordiliste kaotustega ja sellega, et Ukraina võtab suuri alasid tagasi. Kas Putini jaoks saab olukord veelgi hullemaks minna? Lühike vastus on jah. Kõik see toimub ajal, mil Venemaa alustab suurt kevadrünnakut, mis peaks viima Donbassi kokkuvarisemiseni ja Venemaa poolt Ukraina territooriumi massilisele hõivamisele. Selle kevadrünnaku alguse tõttu on rünnakud kogu rindel oluliselt sagenenud. Venemaa saadab lainekaupa sõdureid Konstantinivka, Limani, Dnipropetrovski, Zaporižžja suunas ja Donetski kindluslinnade vöö poole, järgides ainsat strateegiat, mis Putinil kunagi olnud on, visata kahuriliha kaitseliinide vastu, kuni Ukraina murdub. Tugevaid lahinguid on teatatud ka Oleksandrivka ja Pokrovski suunal, kusjuures viimane neist on linn, mille Venemaa väidab end olevat vallutanud juba detsembrist alates. Lihtne loogika ütleb, et rohkem rünnakuid peaks tähendama rohkem Venemaa poolt vallutatud territooriumi, kuid nii see pole olnud. Tegelikult näeme kogu rindel Venemaa edasitungi tempos suurt aeglustumist. Business Insider toob selle esile märkides, et Putini väed liikusid 2025 aasta märtsis edasi umbes 12,9 ruutkilomeetrit ehk 5 ruutmiili päevas. Aasta hiljem on edasitungi tempo võrreldes varasemaga vaid 2,58 ruutkilomeetrit ehk 1 ruutmiil päevas.
Teisisõnu, Venemaa edasitungi tempo on vaid 1 aastaga aeglustunud 5 korda. Ja et Venemaa haavale veel soola raputada, on Ukraina haaranud initsiatiivi ning saavutab päevas 4,66 ruutkilomeetrit ehk 1,8 ruutmiili edasiminekut, mis on peaaegu 2 korda rohkem kui Venemaa saavutab. See kõik tähendab Venemaa jaoks väga lihtsat asja. Kevadpealetungi alustamine on olnud täielik läbikukkumine. France 24 andmetel lööb Sõjauuringute Instituudi ehk ISV hinnang viimase naela Venemaa 2026 aasta märtsikuu kampaania kirstu. Kui võrrelda Ukraina edusamme Venemaa omadega, siis märts on esimene kuu 2,5 aasta jooksul, kus Venemaa saavutused olid nullis. Ukraina edestab Venemaad. See paneb Putini häbisse, alustades paremat ja tõhusamat pealetungi kui Venemaa just sel kuul, mis pidi tähistama Venemaa võidukäigu algust. See pole mitte ainult alandav Putini jaoks, see on täielik katastroof, mis peaks talle näitama, kui halvasti töötab tema viska inimesi probleemi peale, kuni see kaob strateegia 21. sajandi lahinguväljal, mille Ukraina on loonud. Praegu näeme, et asjad hakkavad liikuma Ukraina kasuks. Ja nii see juhtubki. Ilmselge vastus küsimusele, kuidas Ukraina suudab seda kõike teha Venemaa sõjaväe vastu, millel on tohutu arvuline ülekaal, on droonid. Me võiksime lihtsalt öelda, et droonid tegid selle ära ja asi ants. Aga tegelikult on sellest palju rohkemat. Siiski on droonid üliolulised. Kas sa mäletad neid märtsikuu kaotuste numbreid, mida me varem jagasime? 35 351 Vene sõdurit tapeti või sai haavata. Euromaidan pressiandmetel põhjustasid droonid lausa 96% neist kaotustest. Ukraina õhu- ja maapealsed robotid on põhjustanud Venemaa kevadründele tohutuid kaotusi, mis võimaldab Ukrainal hoida positsioone piirkondades, mida Putin sihib, samal ajal kui mujal edenetakse. Muide, Ukraina droonieelis muutub järjest tugevamaks. 2026 aastal saadab Ühendkuningriik Ukrainasse suure paketi, mis sisaldab üle 120 000 drooni, mis lisanduvad miljonitele droonidele, mida Ukraina ise ehitab. Sõja kaugmaadroonide pool ei lähe Venemaal sugugi paremini. Pikka aega. Valdkonnas, kus Venemaal oli selge ülekaal, on kaugmaadroone kasutatud Ukraina linnade ja taristu laastamiseks. Jällegi oli võtmetähtsusega maht, nagu see on olnud ka maavägedes Putini jaoks. Siiski tähistas märts selles valdkonnas järjekordset pööret. ABC News teatab, et märts oli kogu sõja esimene kuu, mil Ukraina saatis Venemaa pihta rohkem kaugmaadroone, kui Venemaa suutis saata Ukraina pihta. Erinevus on märkimisväärne. 7347 Ukraina drooni, võrreldes 6462 Vene drooniga. Ja mis teeb olukorra Putini jaoks veelgi hullemaks, on see, et Ukraina uued püüdurdroonid, mis hävitavad Shahedeid väga odavalt, aitasid Ukrainal saavutada märtsis peaaegu 90% Vene droonide tõrje edukuse määra. Venemaa laseb välja vähem droone kui Ukraina ning nende droonidega saavutatakse vähem edu kui viimastel kuudel. Ja see tähendab, et märts ei olnud Putini jaoks katastroofiline, vaid lahinguvälja. Ukraina kasvav keskendumine süvahoopidele tähendab, et nad närivad Vene sõjamasinad seest poolt. Ainult Venemaal tabasid Ukraina droonid 76 sihtmärki, sealhulgas 15 rajatist, mis on seotud Venemaa naftatöötlemissektoriga. Kõik see tehakse selleks, et Venemaad rindel lõrgestada, olgu selleks siis sõjaliste varade hävitamine Venemaal, näiteks tootmisrajatised, või kütuse äravõtmine, mida Venemaa oma vägedele annab ja teistele riikidele kasumiga müüb. Seega on droonid märtsis Ukraina jaoks väga olulised olnud. Aga sa ilmselt juba teadsid seda. Iga kord, kui räägitakse sellest, kuidas Ukraina on Venemaa vastu midagi erakordset korda saatnud, on droonid tavaliselt üks põhjustest. Aga pane tähele, mida me just ütlesime. Üks põhjustest. Droonirünnakute taga toimub kulisside taga palju rohkem, mis on võimaldanud Ukrainal Venemaa vastu suuri edusamme saavutada. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, on meil veel palju sellist sisu. Kui The Military Show on sulle kasulik, siis telli kindlasti meie kanal. Sierski sõnades oli midagi, mis oleks pidanud su tähelepanu köitma peale selle 50 ruutkilomeetrise väite. Sierski kasutas sõnu aktiivne kaitse ja see mõiste tähendab palju enamat, kui paljud arvavad. Sierski ise andis meile mõned vihjed, miks see nii on, kui ta ütles. Me vastame Vene arvulisele ülekaalule Ukraina lahingutegevuse kvaliteediga, sundides vaenlast mängima meie reeglite järgi ja lükkame pidevalt edasi nende ülesannete tähtaegu. Ta lisab, et Ukraina on kasutanud lööke Venemaa sõjaliste ja kaitsetööstuslike komplekside vastu nii Venemaal kui ka okupeeritud aladel, et vähendada Venemaa ründevõimekust. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov rääkis samuti juba 2026. aasta alguses vajadusest, et Ukraina võtaks initsiatiivi ja läheks rünnakule. Jaanuaris ütles Fedorov, et Ukraina kavatseb keskenduda Venemaa lahingus hukkunute määra suurendamisele, seades eesmärgiks 50 000 Venemaa pöördumatut kaotust kuus. See koos süsteemsete reformidega Ukraina sõjaväes viiks olukorrani, kus Ukraina saaks Venemaa vastu initsiatiivi haarata. Seda me näeme nüüd lahinguväljal.
aga initsiatiivi haaramine ei tähenda, et Ukraina alustaks ulatuslikku vastupealetungi mööda rindejoont, mis ulatub nüüd 1200 kilomeetrini ehk umbes 745 miilini. Ukraina tegutseb sellest palju targemalt. Põhjus, miks Ukraina on nii märtsis kui ka veebruaris Venemaa vastu edusamme teinud, on see, et Ukraina on oma vasturünnaku strateegias kasutanud sektoripõhist lähenemist. George Barros ISW-st ütleb Business Insiderile, et see pole juhuslik ega tingitud asjaoludest. Sellel on omad põhjused. Kui kirjeldada, kuidas Ukraina on juba kuid Venemaa kaitset olulistes sektorites nõrgestanud, siis see on loonud aluse nendele vastupealetungidele, mida me täna näeme. See näitab meile, et Ukraina on mineviku vigadest õppinud. Ukraina alustas vastupealetungi Venemaa vastu juba 2023 aastal. See vasturünnak ebaõnnestus lõpuks mitmel põhjusel, millest üks oli see, et Ukraina hajutas oma jõud liiga laiali. Ukraina ei tee praegu seda viga. Selle asemel otsib ta piirkondi, kus Venemaa on oma jõud liiga laiali hajutanud ja tegutseb seal vasturünnakuga. Mõte on lihtne. Venemaa infiltreerimisstrateegia, mida ta kasutas suure osa 2025 aastast, võimaldas tal väita, et territoorium on tema kontrolli all, isegi siis, kui ta oli suutnud sinna sisse viia vaid käputäie sõdureid. Need väikesed kaitsekogumid ongi see, mida Ukraina praegu sihib, ja tulemused on selgelt näha. Kus Venemaa on nõrk, seal Ukraina ründab, ning ta alustab neid rünnakuid samal ajal, kui hoiab tugevad kaitset piirkondades, mida Venemaa tõesti tahab vallutada. See kaitse põhjustab suuri kaotusi, mis nõrgestab Venemaad veelgi, kuna Putin on sunnitud vägesid lahinguväljal ringi paigutama enne, kui ta selleks valmis on. Need ootamatud liikumised viivad veelgi suurema nõrgenemiseni ja annavad Ukrainale rohkem võimalusi edu saavutada. Oleksandrivka, kus Venemaa nüüd üritab rünnakuid alustada, oli üks neist piirkondadest. Dnipropetrovsk oli teine, nagu Business Insider märgib. Ja isegi enne, kui hakkasime kuulma Ukraina vastupealetungidest 2026 aastal, andis see meile vihjeid selle kohta, millist strateegiat nad kasutama hakkavad. Suundudes Kupjanski poole Harkivi oblastis veetis Ukraina detsembri lõpu, purustades Venemaa katse seda linna okupeerida, lükates ümber Putini ja tema kaaslaste väited, et Kupjansk olevat selle käigus langenud. See andis meile varajase ülevaate strateegiast, mida Ukraina praegu järgib. See võimaldab Venemaal võtta territooriumi strateegiliselt ebaolulistes piirkondades, samal ajal kui Ukraina keskendub võtmetähtsusega alade tagasivõtmisele, mis tegelikult mõjutavad Venemaa pikaajalisi plaane. Kupjanskis hävitas Ukraina Venemaa katse näidata jõudu enne rahuläbirääkimisi. Nüüd takistab Ukraina Oleksandrivkas ja Dnipropetrovskis Venemaal puhvertsooni loomist oma vägede kaitsmiseks Donetskis ning tõrjub ka Venemaa pealetungi katset Zaporižias. See on märk Ukraina operatiivplaanide küpsemisest ning näitab, et Ukraina suudab järjest paremini ette näha, mida Venemaa soovib saavutada ja vastu tegutseda kohtades, mida Venemaa ei suuda kaitsta. Business Insideri sõnul mängib Ukraina Delta-süsteem, mis on suur pilvepõhine lahinguvälja juhtimissüsteem ja võimaldab Ukrainal vaadata droonide ja teiste üksuste poolt lahinguväljalt reaalajas salvestatud andmeid väga suurt rolli. Ukraina saab pidevalt kõige värskemat luureinfot, mis aitab nende operatsioonide planeerimisel. Ukraina lähenemise küpsemist on näha ka nende sõjaväe juhtimises. Oleme juba maininud, et Fjodorov töötab Ukraina sõjalise struktuuri ümberkorraldamise kallal. Ukraina liigub üle põhisüsteemile, mis parandab üksuste vahelist koordineerimist ja aitab operatsioonide planeerimisel. Kõik need muudatused kajastuvad juba rindel ning nendega kaasneb uus Ukraina keskendumine keskmaa rünnakutele. Ukraina tõvab rohkem sihtmärke sellistes kohtades nagu okupeeritud Donetsk, kuna on kasutusele võtnud uue põlvkonna droonid, mis lendavad kaugemale kui FPV droonid ja ei maksa nii palju kui juba olemasolevad kaugmaa droonid. Me mainisime varem Ukraina rünnakuid Venemaa õhutõrjesüsteemide pihta. Sellel on samuti oma eesmärk. Kiev Independendi teatel teostas Ukraina ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026 429 rünnakut Venemaa õhutõrjesüsteemide vastu. Need rünnakud lõid aluse nendele keskmaa rünnakutele, mida me praegu näeme. Ukraina kasutab neid rünnakuid, et sihtida Venemaa laskemoonaladusid ja selle Shahed-droonide hoiustamisüksusi okupeeritud aladel. See hävitab juhtimiskeskusi ja vägede koondumisi, sundides Venemaad olukorda, kus nad peavad rindele saatma üksusi, kellel pole kõike vajalikku. See on saanud võimalikuks, kuna õhutõrjesüsteemid, mis varem kaitsesid Venemaa taristut tagalas, on mängust välja löödud, mis loob turvalised õhukoridorid, mida Ukraina saab kasutada Venemaa logistika ja varustusteede purustamiseks. Ukraina strateegia on keeruline ja nõuab suurt koordineerimist, kuid me saame selle kokku võtta järgmiselt. Ukraina nõrgestab Venemaad seestpoolt, et luua võimalusi sellisteks vasturünnakuteks, nagu nähti veebruaris ja märtsis. Kas need vasturünnakud lõpetavad sõja? Ei, aga need ei peagi seda tegema. Jällegi, kõik taandub sellele aktiivsele kaitsele, millest Serski räägib. Ukraina võtab enda kontrolli alla territooriumi ja strateegilisi positsioone, mis võimaldavad tal teisi sektoreid paremini kaitsta, kui ta muidu suudaks. Võtame näiteks Donetski. Nüüd, kui Ukraina on vabastanud lõunapoolsed alad, mida Venemaa kavatses kasutada puhvertsoonina, saab ta hakata suunama rohkem sõdureid põhja poole ja Donetski piirkonda.
kui Venemaa tahab sellele vastu astuda, peab ta saatma sõdurid, kes olid varem mõeldud Donetskisse, hoopis lõunasse. Igal juhul on Venemaa katsed Donetskis edasi liikuda nõrgenenud, sest Ukraina võttis initsiatiivi hoopis teises lahinguvälja sektoris. Ja mängus on ka teisi tegureid. Just siis, kui Venemaa võib hakata arvama, et tal on Ukraina taktikast ülevaade, leiab Ukraina Putini jaoks uusi üllatusi. Kiev Posti andmetel kasutab Ukraina nüüd ära maa-aluseid teid, mille kaudu liigutatakse vägesid ja sõjatehnikat. Väljaanne ei anna selle kohta palju rohkem teavet, kuid me teame, et Ukraina on investeerinud tunnelivõrgustike rajamisse tapatsoonidesse, mille ta on loonud. Neid tunneleid kasutati ja tõenäoliselt kasutatakse siiani Vene sissetungijate varitsamiseks. Võib-olla on nüüd Ukraina loodud maa-alune võrgustik piisavalt suur, et võimaldada tunnelite kasutamist logistiliste arteritena. Venemaa poleks seda kunagi osanud oodata. Ja see ongi asja mõte. Kiirus ja innovatsioon on alati olnud peamised eelised, mis Ukrainal Venemaa ees on olnud. Praegu töötab Ukraina selle nimel, et integreerida teadus- ja arendustegevus sõjaväeüksustesse, mis aktiivselt Venemaa vastu võitlevad, väidab strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus. See lisab, et Ukraina on loonud ka parema väljaõppesüsteemi oma õhutõrjeoperaatoritele, mis kõik kokkuvõttes tähendab, et Ukraina kasutab oma tehnoloogilist eelist Venemaa kahjustamiseks. Sieski ise ütleb, et Ukraina sõjavägi ei seisa kunagi paigal. Iga kuu viib Ukraina sõjavägi läbi hindamisi oma käivitatud lahingutegevuste kohta, mida kasutatakse taktika täiustamiseks ja selleks, et välja selgitada, kuidas parandada koordineerimist kõigil sõjaväelise juhtimise tasanditel. Lüdidalt öeldes otsib Ukraina alati võimalusi paremaks saada. Vladimir Putin oleks olnud rahul sõjapidamisega aastakümnete vanuste taktikatega. Isegi praegu on Venemaad raske kohaneda. Jah, Venemaa kasutab droone Ukraina vastu, kuid peale selle järgib Venemaa 2026 aastal sama kurnamissõja strateegiat nagu 2022 aastal ning see strateegia hakkab lagunema. Kui me ütleme, et Ukraina võitis Venemaalt tagasi 50 ruutkilomeetrit territooriumi ja see on uskumatu võit, siis me ei pea silmas ainult seda territooriumi ennast. See on muidugi oluline, kuid Ukraina jaoks on palju tähtsam see, et need edusammud saavutatakse tänu riigi võimele pidevalt kohaneda ja areneda. Putini sissetung, olgugi et see on olnud väga jõhker, on viinud selleni, et Ukrainast on saanud üks maailma tugevamaid sõjalisi jõude. Vasturünnak on nüüd alanud. Ukrainal on initsiatiiv, kui ta võtab territooriumi tagasi ja hävitab rekordarvul Vene sõdureid. Kevad 2026 pidi olema Vene lõpliku võidu algus. Selle asemel näib, et see on hoopis Ukraina jaoks algus, millega lõpetatakse Venemaa sissetung lõplikult. Seda ei ütle ainult meie Ukrainas. Kui Venemaa kaotused kasvavad, muutub Putin üha enam reaalsusest irdunuks, isegi kui Kreml hoiatab, et olukord rindel on kriitiline. Lõpuks võib Putini illusioon koos Ukraina arenguga tähendada tema Ukraina unistuse lõppu. Ja miks see nii on, saad teada või vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta nuppu telli, et sa ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina viimaste arengute kohta. Ja aitäh vaatamast!